tere, ilusat pühapäeva, käes on 19. juuli. Me eile rohkem lennujaamast väga videosi ei teinud. Hea uudis on see, et me ei jäänud Riia Tallinna lennust maha. Halb uudis on see, et me pidime 2 tundi lennujaamas passima, sest et lend lükkus edasi, aga jõudsime umbes kella 3 öösel koju. Ja nüüd me läheme Ivari sõbra Rasmuse sünnipäevale. Võsule. Me vaatame seal finaali ka. Jalka MM-i finaali vaatamine, Rasmuse sünnipäev 2-1. Nii et siis... Ja kõigepealt veel sööme ka vist kuhugi. Jah, mingi väike food. Ja miks me oleme siin õues ja miks me ise ei sõida? Seepärast ma viisin ju eelmine nädal enda auto. Mul oli ref oli katki, tuli välja, et see nael oli refis. Ma ei tea, kas keegi mingi heiter pani mulle naela refi. Raudselt mingi heiter. Aga nüüd täna on pühapäev, siis ma ei saa autole järgi minna ja siis me avastasime seda 2 või 3 tundi enne sünnipäeva algust, et mul auto ei olegi ju garaažis, vaid see on Mölleris. Nii et õnneks tuleb üks sünnipäevakülastist meil järgi, saame ilusti Võsule. Ja ma usun, et tuleb tore. Ma tegin oma pileti ka juba ära õhtuseks mänguks ja see ongi siis täna mu viimane päev, kus ma panustan. Panin maksimum kõik peale. Jaa, all in. Palju tuli? Mida? Palju läks peale? 100 eurot. Sa panid juurde sinna või? Ja sul jäigi sott alles või? Sott, ma sain tagasi. Said tagasi? Ühesõnaga 100 eurot panin peale. All in. Let's go. Me oleme Võsul. Tuleb olema. See on meie tuba siis. Ma ei mäleta, mis selle hosteli nimi oli. Aga päris cute on. Vets on muidugi toast väljas, aga tuba on mega suur. Mega mõnus. Ja see oli 60 euro öö. Minust väga nice. Me käisime just ennem söömas ka. Ma ei ole väga vloginud, sest me oleme Ivari sõpradega. Vaata, minu sõpradega on fine. Ja mul ei ole nagu imelike vlogida. Aga nagu... No ma tean Ivari sõpru, aga ikkagi nii-öelda võõras seltskond. Siis ma ei ole nagu harjunud, ma võtan kaamera välja, panen kõigile mingi kaamera näkku, mis me teeme. Nii et seepärast ei ole väga klippe ka, nii et siis saate minu nägu ainult näha jutustamas, et mis me teeme. Aga jah, et nüüd teised on all. Ma käisime kuskil mingi tai toidukohas siin. Ja nüüd teised on all, teevad mingit snäkivaagrat. Jalka hakkab, mis kell on? Kell on 8:46. Jalka hakkab, ja siis väike draama käib ka, sest et selle Brigitte ja Severinas teema koha peal. Ja siis me siin subscriberi chatis räägime sellest ja arutame, et kuigi ma vaatasin, et jah, et ühesõnaga siin arutan veits, et siin mulle nagu väga meeldib mu see subscriberite chat, et me saame seal nagu lihtsalt jutustada, rääkida. Mitte ainult Brigitte ja Severina, sest ainult küll üldse elust ja niisugune fun vibes. Nii et kes ei ole veel, siis tulge ka. Ainult siis võid tulla, kui oled normaalne inimene. Esiteks. Aga mis veel? Ühesõnaga, ma näengi nüüd alla. Hakkame jalkat vaatama. Teis lähed saunaga, aga ma ei ole väga sauna inimene. Siis tuli, mõtle, mul on praegu ka paks pusa selles mõttes, ma panen lihtsalt T-särgi. Et siis on nagu chillim. Sest et see on päris palav ja kui nüüd see saun ka tööle läheb, siis hakkab higistama. Mina vist sauna ei lähe ja mõtlesin, et tulen jutustan teiega hoopis natukene siis, kui ma teile väga ei näita. Ja eile ka ikkagi. Seal lennujaamas me olime kõiki tegelikult nii väsinud. Ja me lihtsalt jäppisime ja ajasime niukest sousti suust välja, et see nagu ei tahtnudki filmida. Me olime, et see lend muudkui lükkas edasi ja edasi. Ja siis me vaatasime veel minu telost jalkat ka, et siis kuidagi nagu ei olnud seda hetke, et vlogida. Aga ma loodan, et andestate. Jõudsime nüüd Võsult tagasi Tallinnasse. I look like shit. Mul on 15 minutit aega, et ennast korda teha, sest et ma jõudsin podcasti. Me filmime siis täna. Äkki on hooaja viimased 2 episoodi. Meil on siin Maxima pakki saatnud väga hea, sest et ei ole jõudnud peale Sitsiiliat poes käia, nii et siis vähemalt süüa on. Aga ma teen nüüd ruttu sitast saia. Tere taas. Käes on teisipäev. On ju? Jaa. Ja tulime laevale, sest mõtlesin, pole ka ammu reisinud. Ja võidame keset merd ja siis tuleme tagasi. Jah, et me ei lähe ei Soome ega Rootsi. Vist merele nagu. Jaa, kes meid kutsus? No, eks ikka kõikide suur lemmik Stennu.
ja Steinut polegi ammu vlogis olnud, nii et ma usun, et rahvas on väga õnnelik. jah, nii et hakkame temaga mürglit korraldama täna. Mina olen kõige rohkem elevil selle bufee pärast, mida Sten lubas mulle. Õhtubufee, krevetid, see on ju klassikaline. jaa, hästi kvaliteetne toit. Miks? On bufee toit. On ju, krevetid. jaa. Okei, igatahes... ei, aga süüa saab, maitsel võib olla. No näost on näha, ma normoosi-pall, et mina olen süüa saanud varem ka. Mul on mingi kõhuviirus vist kallal, no, nii et saab süüa normaalselt. Kade, tahaks ka kõhuviirust. Aga lähme teeme check-in'i ja lähme laeva. 10 minuti pärast pannakse laev kinni. Meil aega on. Meil on ikka veel kõndida. Ja me oleme päris palju kõndinud juba. Siin on meie uhke laev, mille nimi on Romantika. Ja ma ei ole täpselt kindel, aga Monu vist võtab Romantika peal. Ma ei mäleta enam, mis laeva peal ta töötab. Meie sinuga muud ei teegi ju. Kui Romantikat või? Kas Sten ilma asjata ei kutsunud meid? Ma tahaks natuke romantsed veel. Täpselt. Väga ilus laev on. Suur. Aga tundub suht tühjus olevat. Et huvitav, kas me just arutasime. Jah, et me just arutasime, kas on üldse palju rahvast. Sest väga promo ei näinud sellele kuskil. Kohe saame teada, ei saame teile laivi ülevaate otse sündmuste keerisest. Nüüd siin legendaarses bufees ja ma näitan siis, mida pakutakse. Siin on kalaroad ja selline kammkarbid. Ühesõnaga täitsa uhke värk. Minu see nii-öelda A ja O on alati krevetid bufees. No siin hakkab tunni äärest kinni minema, et siis väga palju pole toitu jäänud, aga Kreeka salat, see on salatibufee. See mozzarella. Aga see ei näe väga hea välja. Siin laivis tundub niuke tükkideks tehtud, ühesõnaga vaatele. Ja mina tegelikult tahaks, ma juba tegelikult sõime ära ja nüüd ma tulengi näitama. Ma tahaks midagi magusat. Šokolaadifondant. Kuule, hulgakoogid, värgid, särgid, kuule. Seiles ja... Oi, No nii, mis siin kena pakutakse? noormees. Tahad, ma teen sulle ühe apelsini. Kelle poiss sa oled? Kelle poiss sa oled? Kelle poiss sa oled? Kuule, aga Lingonberry. See on huvitav. Jõhvikas on selle. Okei. Väga huvitav. Mis sa tahtsid juustu? Siin on nagu saad võtta endale juustu kõrvale. Ja seal oli juustud tegelikult. Aga ma vaatasin, et siin on šokolaadifondantiga. No võt, kui tore. No vaatame siis midagi head. Mis sa tahad, soolast või magusat? Juua. Joogid on seal ju. Ma tean, ma tulin sind otsima. Igatsesid juba, jah? Ivar on nii obsessed minust ette ka. Käisin 2 tundi täna trennis. Ta nii igatses mind. Mis sa punastad? Tõstan friiket sulle. Okei, me läheme võtta magusat. Ivari on väga selline romantiline. Tulin just siin lauda. Oli meile 2 veiniklaasi ja juustuvaagraga laua katnud. Noh, minu romantik. Maitsesid ja krõpsu. Mis ta peaks on? Midagi heltit ka su marshmallow kõrval. Mis siin toimub? Korralik läbi. Ole vait, meil on nüüd juustuvaagne. Okei. Ma avastasin šokolaadi. Fondue. Ja siis ma võtsin sealt marshmallowt ja siin šokolaadist läbi. Ja seal kõrval oli see... Mis seal nimi on? See... Pavlova. Ja seal peal oli maasikad. Siis ma võtsin, lasin maasikad ka šokolaadist läbi, nii et... Meil tuleb siin romantiline juust, maasikad ja vein. Mina jään juustu peale. Kuidas? Mina jään ainult juustu peale. Said... Veini ma ka ei joo. Aga anna see klaas siis mulle. Annangi, vaatame, kuidas see maitseb. Ma võtsin spritiga jaoks. Tere, kallid vaatajad. Me oleme nüüd sellises ruumis nimega Grace. Anne Grace Saar. Ja see on siis Steni Bäkkar. Ja kohe näha, et ta on suht madalama klassi. Ei, ma just ilman vahepeal, et need raided on siuksed, nagu ma esimene 10-liitrise bandiga, vaata. Normid, mingid veed, pullid, asjad, nüüd ma saan nagu selle ausale.
Päkker, mis ma olen palunud. üks tekiila ja siis soola pipar. aga tegelikult vist on tulemas veel tuumile vahel, istub just seal buffeest. Ma otsustasin nagu siga. Puhvaikas. Aga selline ongi see artisti elu, et need päkkerid ei ole alati nii. Ma ei tea, mulle meeldis. Ei, Laua taga istus. Ei, see on väga chill. Olen varsti pitsi välja ja näe. Mina olen Kristina, see on mu esimene jook. Järgmine video on, see on Kristina. See on mu viimane. Viimast ei tule kunagi. Viimast ei tule kunagi. No tere ilusat kolmapäeva kõigile. Meie lähme praegu Maximasse nädala oste tegema, sest meie külmkapp on täiesti tühi. On tühi. No midagi seal on, aga pigem homseks hommikusöögiks asju ei ole. Üks juustuviil oli see, ma vaatasin. Kindel või? Sõid ära või? Jaa. No vot. Nüüd ei ole enam mitte midagi. Nüüd ei ole mitte midagi. Ainult hoidised. Sõjavarud põhimõtteliselt. Siis mõtlesime, et lähme täiendame ja homme tuleb Kelani ka nüüd tagasi koju. Keegi siin kommenteeris üks päev, et lapse oled ju täitsa ära unustanud, aga laps oli isaga. Laps oli 2,5 kuud meiega enne seda, kui ta 6 aega isaga oli. Jah, et ärge nüüd arvake, et ma Kelanit natuke aega polnud, et siis ma olen ta hüljanud, vaid lihtsalt meil ei ole seda traditsioonilist nädal ja nädal, kuna Kelani isa töötab välismaal, nii et Kelani oli 2,5 kuud meiega ja siis nüüd ta oli 4 nädalat oma isaga ja nüüd ta tuleb jälle, on 5 nädalat meiega, nii et ei ole jah päris seda niisugust traditsioonilist nädal. Nii et homme tuleb Kelani ka, siis mõtlesin, et ostaks talle mingeid asju, lemmikasju, mis talle meeldib mingi kohupiimas ja mingid. Oi, ta sai laeva pealt ka päris head kraami, aga ta ei tea seda veel. Ta ei tea seda veel, ma ostsin talle muumi kleidi, muumi retuusid, muumi taldriku ja siis natuke kommi ka. Siin on 50 ikka, on ju? Ja, ei 30 on vaata seal näitab. Aga see valetab kogu aeg mulle. Ma ei tea. Tema loeb seda, neid märke, aga no ma ei tea. Sellepärast ongi ta vahepeal ei loe ära, vaata veis näitab 50. Sagi... Ma pidin ära ka keerama. Pidid ära keerama. Aga ei ole saad otsaga. Lämmegi vaatame mere äärest. Jah, täpselt palju ülesem. Aga et siis teeme üks shoppingu, siis lähme veel Sodidasse. Sest et ma täiega igatsin juba Sodida toitu ka ja nii-öelda viimane õhtu, kus meil on praegu mõnda aega see, et me saame lihtsalt mingi õhtul kodust välja minna, nii et ei pea lapsehoidjat võtma või mis iganes. Nii et siis selline tore õhtuke ja siis homme juba. Ja homme on siis Filli üritus terve päev ja õhtul lähengi Kelanile järgi. Nüüd jõudsime oma shoppingu tiiruga kassasse. Mis sa arvad, palju see korv läheb maksma? Ma arvan, ei rohkem ega vähem kui 163 eurot ja 58 senti. 163 eurot või? Mina loodan, et... Toit on nii kallis tänapäeval. On kallis päev. Poliitikud on süüdi. Ma loodan, et see läheb maks 100 eurot. Vaatame, kummal õigus on. Aga terve korvitäis toitu peaksin nüüd nädalaks jätkuma vähemalt. Selleks nädalaks. Selleks nädalaks, jah. No nagu järgmise nädala teisipäevani. 7 päeva siis. No 6. Teeme 6 pool päeva ja siis uuesti maksumas. Jah. Ainult siis, kui see korv on maks 100 euri. Muidu ei tule enam siia tagasi. Kui üle 100 on, siis ei tule siia enam. Jah. Siin Maximas on nii ilusad toidupoeg kotipakkijad. Jah, see summa üle 160 tulebki pärast. Okei. Oi, praegu on 88. Maksan kaardiga. 125 oli hoopis. Sina ütlesid alla 100 jääb. Ma lootsin, ma olin lihtsalt positiivne. Siin ammu olnud. Liiga ammu juba. Telliskivis. Telliskivis, jah. Aga täna me... Telliskivi. Ja Stennile. Väike kingitus. See on siis Etna kivi. Jep, basalt. Kohalik basalt. Etna kohalik siis, mitte telliskivi. Ja ma nägin seda, siis ma teadsin, et Stennile sellist asjad väga meeldivad. Mul oli ka endal taskus üks, aga ma julgen Kristinale öelda, ma ütlesin, et ma olen mingi lollaks korjab kivi kaasa endale, aga näed. Tegelikult arvab, et see on nunnu, nii et meil on Stenniga palju ühist. Normid vennad. Teil on tõesti ühist.
aga kõnnime siis Soditasse, kõhud on jube tühjad. Meie toit jõudis, no ma räägin ikka, kui ei jõua. Ja vaadake, kui seksikas teenindaja poiss meil on. Tuleb siin normaalse inimese tööd ka teha, pikk kokku ajada. Nii hea tuunikalaukatus, taada, värgid, särgid ja tusimushu. Ausalt vihkan hilinemist. Aga täna on Philly üritus, siis Keili selle joogi. 12.45 oli merevärevast kogunemine lauluväljakul, kell on 12.44. Mina astun koduksest välja, obviously. Tere! Me jõudsime nüüd Leenuga kohale ja Keili on ikka päriti fancy, vaata, limuud ja värki. Meie bussis. Kõik influkad peab meie pärast seisus, sest me jäime 12 minta hiljaks. Aga ei ole hullu, let's humble them. Peavad ootama minu järgi. Oleme ka teiega siis kapla ja asume teele. Autos ootas teid Philly, Mulli ja seal on ka üks ümbrik. Ma soovin, et te ootaksite, kuni kõik tüdrukud meie siis Philly särkidega oleme ka autos ja siis teete alles need ümbrikud lahti, et püüdke oma kannatust varuda natukene ja siis koos saame juba avada ja vaadata, mis saama hakkab. Nii et palun, floor is yours, valige oma. Tõsised tüdrukud, ma panen kohe teile muusikat, ärge muretsege. Võiks hakata seda mulli avama. Ja ma võiks äksed mullid teha. No nii, oma juba on mingi ruudustik siin palju. Hei, mul on hea meel, et just sina oled kõige esimesel Philly Members Clubi üritusel. Loodan, et tänane päev jääb sulle kauaks meelde ja saad täiega nautida. Panin sulle lõbusa mõistatuse kaasa, mis annab vihjeid meie sihtkoha osas, head nuputamist kohta või kohta. Ei, see on ristsõna. Ei, see on ka patsionet. Me vanemad inimesed. Tšau, tšau, appi kui lähed, tšau. Tšau. Philly juba käes. Oi, kes see siin on? Tšau! Evert. Evert on siin. Ma teen vlogi. Me kõik olime on the dot kohal, aga Star jõudis natuke hiljem. Ennem fashion show jalga. Ei, ma jäin 12 minti hiljaks, ma tean. Aga ma jõudsin, ma 12 minti on, ei ole nii hull. Ja Evert, me mõtlesime, et me tahame küll sinu autos olla, sest et me jäime ainult seal. Sinu autos kes pidu aina. Käis küll, et terve taisakes ütles olla. Jaa, keegi ei olnud, me jäime. Kui šampa tuli välja, ma jäin, okei, let's go. Let's go. Ma ei oska hiielda. Mina sain hommikumantli ja let's go. Ega ma Sten on ikka asjapulk siin. Rahas on sire hästi. Nii palju influencereid. Paar hommikumantit ma räägin natukene, mis me tegema hakkame. Esiteks, tere tulemast Philly Members Clubi, teeme väikse aplausi. Okei, davai. Võtame hommikumandid ära, liigume sinna ja siis meil on nagu nunnult asju täna vaata. Need SM-id on hommikumantlid, XL-id, kas kõik said? Hommikumantlid jäi keegi ilma, kellel veel ei ole, tüdrukud annavad. Shut up and drive. Come with me, let's go to my queen. Evert, üks on family'le, teine on vlogi. Ühesõnaga, Evert, hakkame täna pidutsema või? Hakkame täna pidutsema, ma pean siin neist paljaks tõmbama, ennast tuleb välja. Kõik tunduvad üks matcha girls, vaata, aga me hakkame jooma. Vaadake, mis siin toimub. Tere tulemast siis Philly Members Clubi. Tere! Meil on siis täna kavas super palju asju. Me saame ujuda. Me saame cold plunge'i teha. Teie selja taga asuvad saunad koos näomassaaži ja peamassaaži. Mida teeb Bosch stuudio, eks ju? Eesti parim. Sealpool asub Maigret. kus te saate kõik omaenda fillit teha, omaenda purkidesse. Oma unistuste maitseb. Ise maitsed kokku panna, on ju.
siis, kuna päike paistab, me ei tee asju tavapäraselt, vaata, me oleme ikkagi extra bitch, vaata. Siis siinpool sees asub merch'i ala, kus saate ise oma merch'i kokku panna. Ja seal on SPF-i, kellel on kohe vaja, vaata. Kas meil on midagi? Oota, mul on üks asi veel. Et omavahel tutvuda, tõesti väikse bingoga. Ja... Okei, minu bingo. Kes esimesena bingo saab, täis saab auhinna. Ja samuti ma teen niimoodi, et ma teen cold plunge'i nagu võistluseid, vaata, et kes kauem on, aga ma viin 8 gruppides inimesed sinna. Et kes võidab, saab auhinna. Ma auhinda veel ei ütle. Siin kõrval on veel paarikene, kus saab promillifüllit. Vot minu leiate täna siit. Sten, sina oled minu kainekas, nii et I'm good. Sour passion. Noh, kas siit võib võtta juba või? Yes, need on aperolid täitsa valmis tehtud. Noh, no ma ei taha, et su kaunilt tehtud jook raisku läheks, nii et... Võta ja aita välja. Ma aitan sind, pole üldse täna väärt. Tšau. Kuna Kristina oli busy bitch, ma tegin talle ise filli. Vasseni tekiila. On hea või? Jam. Proovisid ka või? Jam. Ja ma õhtul loid ära, selle ei ole midagi. Mõnusalt. Ja kleepsupp panen ise või? Kleepsupp panen ise. Davai. Aitäh, musi! Mul ei lähe siin ka huudis hästi, esimene küsimus juba valesti. Mingi mõttetu skämm on see üritus. Head uudised, ma olen saanud 6. kohale. Ma olen saanud 6. kohale ja it's happening. Upsa, lage filmin. Nii, 6. koht, ma olin ennem 18 koht, let's go. Täiesti mõttetu, mul ei meeldi kaotada. Delete täpp tõesti nagu. Aga kas 4. koht saab ka või? Kas 4. koht saab ka winna või? Parem oleks. Vaadake, need influkad on näljased, jooksevad pitsa peale. Kuule, kohe näed süüa anta nendele influenceritele. Real winner here. Pitsale või? Ma vist ei lähe. Ivari lubas õhtusööki teha, ta teeb nii hästi süüa. Ma ei uskunud, et Philly Members Clubi inimestele meeldib gluteen. Ma mõtlesin neile matša ja salat. Ma ei teadnud, et siin veel süüa saab, aga ma Ivarile ütlesin, et ta teeks õhtusööki, nii et siis ma ei hakka seda pitsat sööma. Ma tean, me oleme küll vihavahelised. Ma olin mingi, kes sa? Mis sa tahad üldse, kes nüüd hakkad? Tahaksin, et tuleks pihikambrisse meiega. Mis me räägime? Mul on paar jääguttu. Leenu ma ei usaldaks rääkida. Ta on juua saanud ja ta hakkab jäppima ja siis kõigil on päris pärast. Okei, ühesõnaga, lähme, sest et teised kõik mugivad seal pitsat, ma teen zoom-kaadri, vaata. Tegelikult aparaat. Ja vaata, need influencerid on tegelikult rasked ajad. Ei ole üldse nii äge. Ja näe, mugivad seal pitsat kahe suu poolega. Not us. Vaata, keeran ümber ka. Meie oleme skinny. So skinny. Skinny legend. Me jõudsime nüüd minu juurde. Sten tõi meid ära, käisime Kelanil ka järgi. Ja nüüd võtame oma Philly Moona kaasa. No palju võtsid skraami? Siin ma panin mõned purgid kõrvale. Ja siin on mõned kuudipäevid, 7 SPF, 6 Lokaviks, 7 kilo vitamiini. Ma asun nüüd ma nagu. Ei no muidugi, poest ei saa fillita, Kurat, nii see et... peab katki, see rebane. Hoia alt. Kuule, aga aitäh toreda Philly peo eest ja... Aitäh, väga tore. On pühapäev, 26 juuli ja me tulime seenele. Aga Kelane on rohkem lollitamistuju. Tule, lähme. Lähme siia poole Kelani. Tule. Meil on lihtsam, kui me kõnnime, sest lihtsalt tuleb järgi, ma arvan. Tšau. Tšau, Kelani. Ta on lollitamistuju. Ta on lollitamistuju. Aga küll ta tuleb meile järgi. Suundume siis metsa tee pealt nagu neile ja... Jah. No Kelani. Tuled ka või? Nii. Lähme seenele siis ka. No.
ja nagu õigetele seenelistele kombeks me ei jaga, kus metsas me oleme. Ivoril on ikkagi hea silm. Vaadake, hea spot. Kukeseeni siin leidub, nii et vähemalt ühe kastme, kui saame. Oota, Kelani? Noaga. Kus su see nuga on? Ära rebi. Toitlustusjulgeoleku ohu tõttu ei saa teile kahjuks öelda, kus me asume. Nii palju võime öelda, et tegemist on Lahemaa rahvuspargi aladel asuva metsatukaga, kus mina olen siis lapsepõlvest saati käinud ja see on ainukene mets, mida mina tunnen. Ja näed, kohe hakkas viskama seeni. Ütleme, et Ivoril oli juba natuke pinge sees, ta kartis, et me olime siin 10 minti kõndinud ja polnud ühtegi näinud. Aga näe, lõpuks tuli, nii et vähemalt ühe kastme jagu saame ja... Võiks saada kastme jagu ja pasta jagu. Jaa, igatahes nüüd siis nüüd korjame ja Kelani korjab ka seeni, aga tema korjab siis omale mingid, ma ei tea, mis seeni või mis asju ta endale sinna kotti paneb. ChatGPT käest küsime pärast, mis Kelani kokku korjas. Jah, sest et Kelani nägi ka päris palju seeni, ise leidis need kõik. Aga ma hakkan ka nüüd korjama, mitte siin filmima. Nii, Kelani, ettevaatlikult näetame sinu kotti, mis siin toimub. Sellised seened. Siit ka veidi seenekesi. Seenelised. Ja mina leidsin siit sambla alt. Silma peab olema seenelisel. Ja usku. No vau, väga kena. Siit on vist natuke parem ülevaade. Palju neid kukeseeni on kui kilekotist. Ja Ivori tegeleb nende puhastamisega. Kõige ebahuvitavam osa nende juures, aga õnneks see on seda väärt. Ja see on kergem kui karpide puhastamine. Jaa, et see on siuke kerge muld maha lihtsalt. Ja... Sulle meeldib mulla maitse või? Ei no õige kukeseene kaste on ikka see, kui sul ikka mingi samblatükka krõmpsub natuke nambal. Seda ei saa vältida kuidagi, ma arvan. Aga kuna isegi kui sa ostad turult ja on juba puhastatud. Siis ikka on natuke. Ikka on kuskilt mingi see krõmps tuleb sisse vahepeal. Aga kuna me kokkame koos, siis mina tegin ka siin oma osa juba, panin kartulit keema ja kartulid on siis koorega. Ja veel läheb siia kastme sisse siis peekonit, tuleb peekoni ja kukeseene kaste ja sibulat ja küüslauk ja siis köögikoor. See peekon jah annab siukse mõnusa soolasuse juurde sinna ja mingit sisu nagu. Siuke väga hea kombo, kerge kukeseene. Plaanis muidugi teha üks päev kukeseene pastat ka. Sest meil on trühvliga. Jah, sest me ossime trühvlipastat, millegast trühvli. No see on nagu trühvlikreem või midagi sellist. Ongi pasta või siuke. Nagu trühvli pesto. Aga lihtsalt trühvel. Nii mõnus. Jah, aga seda teeme juba puhaste turuseentega. Sest me vist uuesti ei lähe. Uuesti ei lähe. No seenel käimise rõõm on olemas nüüd või puhasta rahus turu pealt, et... Sai kogemuse võrra rikkamaks ikka. Sain tutvustada oma kodukandi metsasid Kristinale. Jah, väga mõnusad metsad olid. On. Lahemaa rahvuspark ei vea alt mitte kunagi. Aga ma jätan sind siin puhastama ja näeme hiljem. Näeme liidi taga. Nii, mis siin toimub? Toimub see, et... Sibul ja peekon. Sibul ja peekon. Kuidagi... Päris hea lõhnaga peekon. Polegi... see on smoked beef peekon. Jah, Maximas kostsin. Ja. See on täitsa... Kui lõhnab nagu... Smoked bacon. Päeme need ilusti ära, ja siis... Lisame peaesineja. Kuldne. Eestimaine kukeseen. Nii ilusti puhastatud. See on kausis. Tundub ikka täitsa hea kogusse. Ja vaata, kui ilusad need on. Ja, mega ilusad. Väga kena. Super. Oi, sellest tuleb hea roog. Can't wait. Oit sai nüüd valmis. See on siis kukeseene peekoni kaste. Mega. Ja šef. Šef. Natukene võib-olla oleks hea, kui oleks siin tilli ka peale, aga noh. Ma ise mõtlesin sama, aga tilli ei ole. Saame ilma tillita täna hakkama. Aga hea tisu. Hea tisu. Võttes esimene amps ka. No proovime. Ta on natuke kartulit ka teed. Kardulast.
väga maitsev. Crazy good. Okei, super. Head isu. Aitäh.